Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, mina olen Ain Vaida. Märt Pelkin, mina, tere minu poolt ka. Ja see on Suvariik. On küll kusjuures Suvariik, see vastab tõele, teie info on korrektne. Meie info. No ma teietasin sind praegu. Ja Suvariik on podcast, kus me räägime möödunud nädala uudistest ja on olnud tegude rohke nädal. Pelkin, kuidas sinul läinud on? Oi, minul on läinud väga hästi. Mina nüüd streamisin teist korda ja siis... Kas ka kaameraga? Veel mitte, aga loodetavasti järgmine kord kaameraga juba. Ja võib-olla veel mitte, võib-olla järgmine nädal. Kiired ajad on olnud. Ja see on nii minge sellepärast, et mõned kuulajad siit tulid ja hästi fun on. Elasid su streamile kaasa? Ja ma näen isegi nagu... Leidsid chati üles? Ma leidsin chati üles, ma suhtlesin ka chatiga. Ma täitsa mingi suvaline inimene oli ka, kes küsis, kas ma ka Souls-like mänge mängin. Talle muidu meeldis kõik, aga siis ma ütlesin, et ma ei ole kunagi mänginud, et mul ei ole seda reaktsiooni just, ta kadus ära, aga see on okei. Väga armas. Ta küsis, ta ütles, see pole mulle, head aega. No põhimõtteliselt jah. Ja see oli täitsa taga, see oli hoolsam. Mul on nagu tõesti mingi... Mul on... üle 100 vaatamise on YouTube'is praegu ja Twitch'is on mingi 30 ja mingid subscriberid. See on täitsa tore. Ma nagu, mul ei ole üldse seda tahtmist kuulsaks saada. See on lihtsalt mingi asi, mis ma ise mõtlesin, et nagu faniks teha. Ma üritan seda hästi tagasihoidlikult teha ka. Väga armas. Ja siis ma pean rääkima ka teisest olust asjast, aga sina räägi vahepeal. Mina soetasin Balti jaamas, müüakse head read, teeb vahepeal raamatupoodi niimoodi, et ta viskab kõik raamatud, mis neil on, paneb sinna välja suvaliselt suht erinevatesse kuhjadesse ja jalutasin käru ees beebi kõrval, sest ta keeldub kärus olemast, kui ta ei ole väga väsinud. Ja järsku näen, mulle vaatab vastu raamat, kus on pealkirjas Avo Viiol ja mõtlen, ma ju tean seda nime. Mul on tunne, et Märt Pelkin on rääkinud sellest nimest ja sellest, kuidas Avo Viiol on teinud midagi paha. Ja vaatan seda raamatut, loen, et tõesti ta varastas hästi palju raha ära ja siis ta kirjutab oma memoaari sellest, kuidas ta varastas hästi palju Kultuurkapitali raha ära ja mis siis edasi sai. Ja ma mõtlesin, tõesti, ma teen selle investeeringu ja ma soetasin selle raamatu tervelt €1 eest, sest head read on kasutatud raamatute pood. Ma soetasin selle raamatu €1 eest ja kokkuvõtted sellest, mida Avo Viiol teeb või ei teinud või kõike muud, kuuletegi juba esmaspäeval Patreonist. Väga huvitav oli. Kus ma räägin nii sellest, mis seal raamatus oli, kui ka ma tegin väga deep dive'i Eesti kasiinondusse, sellesse, mis tollel ajal oli lubatud või mida ei kontrollitud ja kuidas see kõik üldse juhtuda sai ja see oli ma olen nagu süvitsi läinud sellesse teemasse praeguseks. See on väga põnev olnud. Ja see oli see, mis mu nädala võttis. Ma nagu aeg-ajalt õhtul oli mingi, sa ei kujuta ette, mis ta siin kirjutab. Tsiteerisin kodus. Fun oli. Ja sa tsiteerisid mulle ka ja väga-väga huvitav oli. Ma sain küll hästi palju tagemaks. Ja, mis sul veel siis nädalal? No see ei ole otseselt minul, aga ma täna hommikul reedel salvestame. Äkkasin muidugi tund aega varem, sellepärast, et minu Emotional Support Billionaire tootis mulle uue albumi. See juhtus ja me oleme aru saanud sotsiaalmeediast, et see on juhtunud. Räägi sellest siis. Muidugi ma räägin sellest. Aitäh sulle, Ain Vaida. Lahki loe, sa tead, et ma teeksin seda niikuinii. The Life of a Showgirl, Taylor Swifti uus album. Hästi huvitav, produtseerinud Max Martin ja Shellback, ehk siis nagu maailma kõige kuulsamad produtsendid, eks ju. Max Martin ja Shellback on teinud 2 Taylori albumit varem, võib-olla on rohkem, aga ühesõnaga ühe rängalt stuudioalbumi ja siis selle albumi Reputation, millega ta nagu vihastas kõik inimesed välja. Ja nüüd siis selle albumi, kus põhimõtteliselt ta on nagu võitja, eks ju. No ta on nagu nii võitja. Ja, aga ütleme nagu selle muusikalise karjääri jooksul on, et ta mingil hetkel oli stuudiote loodud toode. Siis ta mingi hetk hästi tugevalt nagu rebellis selle vastu, tegi oma masterid, kõik jutud ja ajas inimesi närvi. Aga nüüd on lihtsalt see, et ta on nagu maailma valutant võitnud ja teinud lihtsalt sellise Cultural Victory algus oli imminent ja nüüd on nagu tehtud, on läbi. Cultural Victory on tehtud ja see album on hästi huvitav, see on täiega selline album, Guardian andis sellele 2 stärni 5 ja oli nagu mingi et see on nii igav. Ja ma olen osaliselt nõus sellega. See on hästi popi. Hästi paljud lood on kõlavad nagu Max Martini lood.
kohati on lüüriliselt see nõrk, aga samal ajal ta on hästi tugev. Viimane lugu ajas mind nutma. Oi. Ja hea nutt või kurb nutt? Natuke äratundmine. Okay. See on see lugu Life of a Showgirl, kus Sabrina Carpenteriga nad põhimõtteliselt koos laulavad. Taylor Swift on seal nagu see nii-öelda kogenum pool ja põhimõtteliselt Sabrina laulab sellest, kuidas nagu ma tahtsin ka kuulsaks saada ja nii edasi ja siis Taylor räägib talle, missugune päriselt see elu on. Ja enamik albumist räägib armastusest ja siis seal on kõige kummalisem asi üldse. Nii, nüüd siin on see, et see on päris, see ei ole mingid Swiftide konspiratsioon ainult. Nii. Seal on diss track. Yeah. Seal albumil on diss track Charlie XCX pihta. Selle loo nimi on Actually Romantic. Asja taust on nüüd selles, et kui Charlie XCX andis välja oma albumi Brat, siis seal peal oli lugu, mille nimi on Sympathy is a Knife, kus ta räägib viskab hästi palju shade'i Taylori pihta. Sest et ta saab väga hästi läbi Taylori väidetavalt abusive endise poissõbraga. Ja muuhulgas siis Charlie laulis seal, et ma ei taha, et sa oleksid backstage'is mu poissõbra kontserdil või midagi sellist. Ja sest põhimõtteliselt bändi kaaslased see on huvitav, kuidas räpp, sealt, okei. Yeah. See on huvitav, kuidas vaata vanasti diss-tracki tegid räpparid ja nüüd meil on nagu poppi tegevad naised. Ja sellel ajal vaata, kui see Bratti lugu välja tuli, siis nad mõlemad kinda nagu eitasid seda ja Taylor oli ka nagu Charlie on ikoon ja kõik räägid. Ja siis ta tegi diss-tracki ja see on hästi piinlik tegelikult. See on nagu väga hästi tehtud, see kõlab mega hästi, ta teeb kohati naljakaid, nagu seal on muusikaliselt naljakaid asju, aga see lugu algab lüürikaga, mis oli vist umbes selline, nagu ma õigesti kuulsin, et calling me blonde Barbie when the coke makes you brave või midagi sihukest, ehk siis nagu see on naljakas. Ja see on natukene imelik kohati, sest et see on hästi punching down, sest et Taylor Swift on veits kuulsam ja veits mõjukam, ta on miljardär. See on nagu nii ja naa, sest kultuuriliselt Charlie võitis kultuurisõja selle suve oma. Oli see suvi, oli Brat suvi või? Eelmine suvi. Et selle võitis Charlie, kuigi Taylor oli nagu kuulsam ja rikkam, aga nüüd jah, et ta on ikkagi natukene nagu siuke kategooriates on, ta ei ole nagu titaanide heitlus. Ja siis seal on vist teine verss on see, kus ta võrdleb Charlie Chihuahuaga, kes klähvib kotis. Jah, vaata. Mis on väga klassist. See on nagu, see on imelik lugu. Mul ei ole arvamust veel selle kohta. Seal on lugu, mille nimi on Cancelled, mis räägib Blake Lively'st, see on huvitav. Ja see on ja huvitav. Hästi paljud lood räägivad Travis Kelce'ist. Ja põhimõtteliselt see on nagu banger. Hästi ropp on ka. See on huvitav. Ta ütleb F-sõna mitu korda ja siis ühes loos F-sõna, jah. Ma unustasin ära, et teine F-sõna on ka veel. Aga ma ise mõtlesin, et ütleb fuck, aga okei. Ja mingis loos näiteks, mis peaks, see kõlab nagu see oleks single. Taylor Swiftil on vaata see, et ta ei lase enne singleid välja, eks, vaid ta laseb albumi välja, sest ta on Taylor Swift, ta ei pea tuhundama oma lugusid eraldi. Et mul on kahtlane tunne, et see vist on single, ma ei ole peagi kontrollinud, aga seal ta ütleb, et näiteks, et making deals with the devil cause my dick is bigger või midagi sihukest, et ja umbes nagu mingeid selliseid räppariks läinud. Ja kergelt räppi elemendid. See ei ole hea lain, aga okei. Ei ole, ta on lüüriliselt ta on nõrgem, aga seal on mingid asjad, mis nagu hitivad, sihukseid quotable on vähem. Anti-hero't seal albumil ei ole. Ma saan aru, et see Carpenter andis ka oma albumi välja. Ja Sabrina andis 6 aega tagasi, jah. Ja Expressi mingit areeni ilmselt ütles selle peale, et ainus huvitav asi on plaadikaas. Ma ei tea midagi sellest. No see on, jah, mulle väga meeldis see album tegelikult. Mind üllatas ka minu arust Sabrina Carpenter on natuke täki ja väga selgelt nagu ka toode. Mulle meeldib. Mulle meeldibki see, et on täki ja toode. See on fun. Aga see
viimane album on fun. Ja kodumaiselt Germo Murel andis hästi hea intervjuu Ekspressis Andrei Liimetsale, mida ma soovitan lihtsalt lugeda, sest ta räägib sellest, kuidas tüüp teeb lihtsalt nagu character work'i tegelikult. Et ta ei ole nagu muusik, et teha muusikat, vaid ta ütleb seal ka, et ma veel ei tea, kes see karakter Germo Murel on, et ma tegelen sellega, et ma nagu alles avastan ja nagu mõtlen, et ta ei tee lihtsalt, et ma teen loo, vaid tal on nagu world building. Et seda on huvitav näha, et Eestis seda nagu ühetaolist, ma olen lihtsalt laulja ja siin on mu laul, et seda on nagu palju, aga sellist karakterisust on nagu, ongi sellises pigem nagu räpiskeenes on päris palju karakteriehitust, on ju, Triibupasta on lihtsalt, me oleme rõvedad, on ju. Ja see, et tal on see Germo Mureli karakter, mis on nagu, see ongi nagu mingi tüüp, mille ta on vorminud, et see on nagu huvitav. Räppar pluss Florian Ball. Ma arvan, et räppar pluss ongi, sellest piisab juba, kui sa ütled, et räppar pluss. Räppar pluss Florian Ball oli see, mis ma tahtsin öelda. Ja tal on, mulle meeldib hullult see, et Germo Mureli ettevõtte nimi on Paksuamet. Ja. See on tore nimi lihtsalt. Ja, aga tead... Ta toksisin ta, aga ta on klišeeriku ja Max. Jah, Max something perekonnanimi. Rääkides asjadest, mis on välja tulnud, valimisreklaamid. Kas ka sina oled tänaval kohanud mõnda poliitikut, kes soovib sulle asju anda? Mina ei ole sellel aastal kohanud ühtegi poliitikut, kes tahab mulle asju anda. Nad väldivad mind for some reason, alati on vältinud, ma ei ole kunagi nagu... Ma olen rääkinud ka, ainult see parempoolsete interaktsioon koos sinuga. Kas ma võin rääkida enda kogemustest, sest need on toredad? Aga muidugi. Ükskord ma jalutasin Putuka välja avamisel 5 korda Keskerakonna telgist mööda lootuses, et keegi üritab mulle anda midagigi ja mitte keegi ei andnud. Ja see on eriti huvitav, sest ma olin nagu beebiga koos. Kas ei ole kõige parem, nagu, kas sa ei taha siis lapsega emale anda asju? Igal juhul ei saanud. Lõpuks keegi andis oma pastaka, mul oli hea meel. Siis ükskord ma jalutasin täitsa üksi kuskil Koplis ja siis hüppas nurga tagant välja keegi keskerakondlane, kes palus oma toetust ja andis mulle kommi. See oli väga meeldiv. Ja siis ma jalutasin üks teine kord Koplis, teises peatuses, Sirbi peatuses. Ja ma nägin Koplis Sirbi peatuses suurt Isamaa telki. Ja see on väga out of place. Et nagu mul on tunne, et nad ei teadnud, et see koht Tallinnas olemas on. Ma tean seda, et Sven Sester tegelikult käis Kopli koolis näiteks, on ju, aga lihtsalt see oli nagu nii out of place, ma mõtlesin, nagu veider oli. Ja siis mingi Isamaa mees tuli minu juurde, lükkas mulle korvi nina alla ja karjus kommi! Ja siis ma ütlesin, okei, ma võtan pastaka ka. Ma ehmatsin nagu ära sellest. Ta ei tutvustanud ennast, ta ei öelnud, keda ma valima pean, ta lihtsalt ütles kommi! Ja see oli halb komm ka. Aga suur probleem on tekkinud poliitikutel on see, et üksteise reklaame pannakse kinni ja pargitakse ette ja ma loengi sulle ette siis uudise Viimsist. Viimsi, Eesti 200 Viimsi esindus avaldas kodulehel pika postituse, kus nad kirjutavad seda, et Viimsis siis Eesti 200 reklaami ette pargib ennast süsteemselt Ivo Rulli auto. Ivo Rull on kommunikatsioonimees, kes praegu kandideerib valimisliidus. Eesti 200 kirjutab siis Ivo Rulli auto, mis on pargitud süsteemselt konkurendi bänneri ette, ei räägi enesekindlusest, see räägib hirmust. Lõputu vihkamise, solvamise ja vastandumisega ühtehoidvat ja tugevat uue põlvkonna Viimsit ei ehita. Ja Ivo Rull ütleb, et avalik sõidukite parkla on ju mõeldud sõidukite parkimiseks, mitte treileritega ummistamiseks, mis on lihtsalt naljakas tüli. Ja, see on naljakas tüli, jah. No siin on see küsimus, et selgelt sõidetakse üle nagu teerulliga. Aga tee on Rulli oma. Tee on meie kõigi oma. Teine sarnane lugu tuleb Liisa Oviiri Facebookist ja see on siis, ma kohe vaatan, mis vallast, Harku vallast. Harku vallas on kõigepealt püsti pandud üks reformierakondlase suur treiler ja sellest täpselt meetri kaugusele ette on pandud sama suur EKRE treiler, ehk siis tegelikult ei ole nähagi seda tagumist treilerit. Ja Liisa Oviir kirjutab, Harku vallas opositsioonis olev Reformierakonna plakati ette on Isamaa erakonna abivallavanem Riho Saksus andnud loa asetada koalitsioonikaaslase EKRE plakati viisil, mis varjab esimese.
Vaatad ja ei usu. Isamaa ja Riina Solman ja Jan Trei. Ma saan aru, et erakonna piirkonnad ja osakonnad on iseseisvad, aga kas see on teie väärtuspõhine poliitika? Mina ei taha uskuda. Minu jaoks on see matsionalism. Mis asi? Matsionalism. Nagu natsionalism pluss mats, see on väga hea sõna. Matsionalism on väga hea. Ja, väga hea sõna. Et sa tahad öelda, need on ju matsid, aga matsionalism. Ja tahtsingi sellepärast ette lugeda, sest see on väga hea sõna. Ta ütleb, et Tõnu Oja leiutas selle sõna ja see on geniaalne. Ja mina nägin ka ühte matsionalismi ilmingut, kui ma jalutasin taaskord Koplis ühe 3. bussipeatuse juures ja nägin ühte sotsiaaldemokraatide treilerit, mille ette oli ennast parkinud Keskerakonna telk, mis varjas kogu selle plakati ära lihtsalt sellega, et nad panid lihtsalt telgi füüsiliselt sinna ette, mille peale ma läksin ja palusin neilt ajalehte ja võtsin pastaka ka ära ja mõtlesin, nüüd mul on mitu pastakat, mille ma teilt ära võtsin selle eest, et oma telgi siia treileri ette panite. Lugesin ajalehe läbi ka, ei olnud väga huvitav. Minule on saatnud meie püsikulaja ÜV on saatnud poliitreklaami Mustamäelt ja see reklaami tootja on muidugi EKRE. Täpsemini EKRE poliitik Haabestis, siis Haabestis, mitte Mustamäelt, Haabestis hoopiski. Kalmer Johansson, kes on nähtavasti ettevõtja ja 3 lapse isa. Ja mida me saame teada sellest reklaamist? Esiteks, rahvuslik EKRE, siin on ilusti tõlgitud eesti keelde, vene keelde, kõik on ilusti vene keeles olemas. Rahvuslik ja nii. Tema ütleb, et ta olen peremehe ühiskonna eest seisja ja ei luba inimesi varatuks maksustada. Kui soovid, et Haabesti inimeste eest võitleks keegi, kes päriselt hoolib, siis vali tema kandidaadi. Tead, ma kuulsin raadios mingit reklaami, mis ütles samamoodi, see oli vist Isamaa, Riina Solman ütles mulle raadios, selleks, et Tallinna inimestel maksud ei tõuseks. Vali Isamaa. Mis maksud? Mis kuradi kohalikust maksust sa räägid? Mis maksu See ei ole see debatt. Aga ja see reklaam näeb lihtsalt välja nagu väga rahvuslik, see on muidu ka naljakas peremehe ühiskond ja nii edasi, aga siis sa pöörad selle lehe pöördele ja näed sealt sellist pildijada. Kas sa oskad seda kirjeldada kuidagi äkki? Ossa pagan, see on flyer, ma saan aru. See on flyer ja seal on siuksed kristlikud... Oh my god, ma hakkan otsast peale kirjeldama. Siin on kristlikud, need on visuaalid, need on joonis, need on kunstilised, ütleme kunstilist väärtust on kaheldavalt. Siin on pildijada, kokku on 5 pilti, mis on iga pildi peal on 2 poolsust. Ühel poolel on saatan ja teisel poolel on Jeesus või ingel ja teemon. Esimesel pildil saatan ja Jeesus suruvad kätt ja vaatavad üksteisele intensiivselt silma. Teisel pildil ingel ja teemon lihtsalt jõllitavad üksteist. 3. pildil Jeesus on niimoodi alla ettepoole kummardatud ja saatan on ta selja taga ja teeb mis võib viidata korvpallile. ja viimasel pildil pärast seda akti, mis nad on teinud eelviimasel pildil, saatan ja Jeesus vaatavad üksteisele sügavalt ja lähedalt silma. Nende vahe on kuskil 7 sentimeetrit. Ütleme nii, et nad on väsinud sellest tööst, mis nad tegid eelviimasel pildil. Just nii, see on LGBT, ma võin kohe öelda. Nii, ja siin on ka tekst, selgitav tekst kõrval. Vabandust, ma ei teadnud. Näiteks, ja sa veel ei teadnud. See oli väga hea pildiseeria. Just. Saada mulle, ma klipin selle näiteks... nagu videoformaadis, ma panen selle sinna kõrvale, sest see on hea. Maamaks, kinnisvara ja automaks, kõik need on varamaksud ja nende kõigi selge eesmärk on lõpetada ära peremehe ühiskond, olen selle vastu. See selgitab seda. Muidugi ei luba me päikeseparki ega tuuleparki, lihtsalt ei luba seda põhjusel, et kaasneb looduse ja visuaalne reostus ning lisaks totaalne roheräkitiga inimeste paljaks varastamine. Muidugi ei luba me geoinseneeringut, päikest varjutada, kliimat muuta, kohustuslike vaktsineerimise passe, sularaha kaotamist. See läheb paremaks veel. Täitsa lõpp. Me ei luba massimigratsiooni ja moslemite võõrvõimu, me ei luba lapsi LGBT-ga lõhkuda ja pedofiilidele neist kerget saaki kasvatada. Seisame, see on peret. Nii, ja siis viimane. Me ei lase, või see ei ole veel viimane. Me ei lase globalistidele soraslastel meie inimesi paljaks maksustada ega varastada. Seisame koos kurjuse vastu, muidugi EKRE-ga, aamen. Mida see Soros Haaberstist varastada tahaks? Mida tal sealt võtta on? Oh my god.
sa raisk. Ja tal on siin all lingid ka toodud, kus ta lõpetab just laste lõhkumise LGBT-ga ja nii edasi ja see on stopworldcontrol.com, siuke sait. Ühesõnaga, meil on jõudnud ka siuke, Jeesus ja tõde ja EKRE venekeelse reklaamid. See oli tugev lektüür, ma ütleks. Nagu ma tahtsin seda rääkida, et EKRE on Oktoberfestil plakatiga, kus on kirjas, kes langetas õlle hinda, loomulikult muidugi EKRE, aga see oli praegu karmim kraam. Ma olen... Nii, ja siis see oli Haabersti ja nüüd me läheme Tartuste, kus meie pisikuulaja AP on esiteks, on saatnud siukse, ma ei oska isegi seda kirjeldada, see on nagu siuke, tead neid projektorite jaoks, kui on välikino, siis pannakse nagu linasid, on ju. Ja siin on siis Silver Kuusik erakonnast rahvuslased ja konservatiivid on pannud siukese asja välja. Ossa pagan. No siin ma kirjeldan taas, mis on juhtunud, sest mina tean täpselt, mis on juhtunud. Tal on mingi treiler, kus on mingi plakat peal, on ju. Ja Silver... See on nagu kangas, see plakat. Just jah, aga mis on Silver Kuusikul juhtunud, on see, et kujundaja ütles, tee mulle nendes mõõtudes, tähendab, see treileri või objekti, mille peale see kangas on tõmmatud, selle omanik ütles, tee mulle nendes mõõtudes asi ja Silver ei teadnud, et laius käib enne kõrgust plakatitel ja ta on teinud vales mõõdus asja, nii et asi lihtsalt tilbendab vastu maad. Palun saada kõik need pildid mulle, ma panen need siia üles samal ajal, sest see on nagu... Silveri ülikond on kortsus. Silveri ülikond on kortsus, Silveri plakat on kortsus, aga Silver Kuusik kinnitab, et temalt võib oodata korruptsioonile tulipunast kaarti, vähem pabereid, rohkem tegusid, pered enne betooni, sisekontrolli, mis ei pilguta silma sõpradele ega sugulastele, suur Tartu poole liikumist täiskäigul, mitte teotempos. Mis on väga huvitav, sest et suur Tartu kõlab nagu mingi asi, mida sa ei taha, see kõlab nagu Brüssel või midagi. Ja nii edasi. Ja siis samuti AP on vahendanud meile, see on nüüd teistsugune, vaata, parempoolsetel on tundub, et autod on teemas. Me nendest kaubikutest oleme rääkinud. Aga ma küsin korra, kas sa tead, kuidas on saksa keeles jõud? See on Kraft. Ja nimelt parempoolsete ridades kandideerib endine Eesti Panga president, pangandustegelane Pahur Kraft. Ja tema on pannud lihtsalt sõidab ringi autoga, mis on siuke must ja näe, vaata. Sa võid seda ka kirjeldada. See näeb välja nagu rikka inimese auto, ma ütleks. Vot seda ma ei oska öelda, sest mina ei tea, kas see on rikka inimese auto, aga mis tema on teinud, on Kraft, parem jõud on slogan ja siis ta on teinud selle Obama selle lõike, kus sa kasutad 3 värvi, et näidata oma nägu, mis on nagu disainiliselt nagu 10 aastat vana võte ja millegi tõttu tal on pildi peal hästi väike pea ja hästi suur käsi. Just. Ma ei tea, mis sa kuulda tahtsid. Ja, ma umbes seda tahtsingi, et see suur käsi pani mind ka mõtlema, et see on väga huvitav. Siis seal on, ta nimi on Kraft, see on jõud, eks ju, ja ta on parempoolsed, aga Kraft, parem jõud, kõlab nagu, veits fašistlikult nagu, I'm sorry. Kõlab veits. Aga igatahes lihtsalt parempoolsed on nüüd autod erakond tuleb välja. Need on siis meie tähelepanekud, minu tähelepanekud või meie kuulajate, pisikuulajate ÜV ja AP tähelepanekud poliitmaastikult, reklaamide maastikult. Võt nii. Lihtsalt Ekspressi poliitikasahinad on väga head. Ja see esimene, millest ma rääkisin, kus Viimsi vallas oli auto, ma nagu sünkisin seda enda kogemustega, aga teine on lihtsalt nii absurdne, et ma loen selle sisuliselt ette. Türis on üks valimisliit, Türi valla heaks. Ja see on lubanud luua Türi valuuta. Ja Türi valuuta on siis valuuta, mida saab siis kasutada Türis, et soetada kaupu ja teenuseid ja see on siis turismi edendamise meede. On see, mida nad tahaksid luua. Türi raha. Türi taaler. Türi taaler või? No see on mina ütlesin Türi taaler, nad ei ole nii kaugelegi mõelnud, nemad ütlevad Türi valuuta lihtsalt. See on lihtsalt, siuke tore. Kas sa tead seda, et taaler, dollar, nii edasi, need kõik sõnad tulevad sellest, et Böömimaal või tänapäevases Tšehhis on koht, mis, ma ei tea, kuidas see tšehhi keeles on, aga saksa keeles on Joachimsthal. Seal olid suured hõbedakaevandused. Ja siis see valuuta
või rahaühik, mis seal see hõbeda järgi tehti, oli alguses Joachim's Thaler, mis lühendus lihtsalt Thaler, ehk siis ohulane nii-öelda, jah. Ja siis sealt sai hiljem dollar ja nii edasi, sellepärast, et see oli nagu kõige tuntum see nii-öelda mõttelik. Lihtsalt fun fact, Joachim's Thaler. See on fun fact. Aga Õhtuleht on teinud sellise huvitava ülevaate, täpselt selle, mida sa ootaksid Õhtulehelt. Aitäh püsikuulajale EK-le seda linkimast. See on võimule tügijate kuriteod. Ehk siis nad vaatasid praegu Viljandi ja Järvamaad ja tegid ülevaate lihtsalt sellest, et kes kandideerivad ja on pätid. Siin on ka näiteks Peit Toobal. Võib-olla see pealkiri juba on hea. Võimule tügijate kuriteod, Viljandi ja Järvamaa. Kes luges võõred kirja? Kes käskis armukeselt tappa enda abikaasa, kes pakkus kokaiini, kes jäi traktoriga kinni grillpannile? Pakkus kokaiini? Jah. Mitte müüs? Eriti kehv. No müümist on vist raskem tõendada või? Okei. No võtame näiteks, siin on päris koledaid juhtumeid ka, aga siin on ka naljakamaid. Palju on sükest peksmist. No see on jah, ebameeldiv. See on nagu Eesti... Kanepi asju. No see nagu mingid asjad on lihtsalt Eesti reaalsus või nagu üleüldse reaalsus ja see on jube kurb, on ju. Nii et räägime nii naljakas. No võtame näiteks sellise juhtumi nagu ka Türi vallast. Lauri Tohver valimisliidust Türi valla heaks. Tohver mõisteti 2006 aastal süüdi avaliku korra raskes rikkumises ning võõra vara ajutises omavalises kasutamises. Tohver sõitis purjuspäi oma maasturiga üle Lõkkeplatsi ja puhkemaja juurde, kus tema elukaaslane veetis koos tuttavatega aega. Ta sõitsil huligaansel ajendil otsa ühe elukaaslase tuttava Volkswagen Passatile. Okay. Tohver lükkas oma maasturiga Passati mäest alla vastu kõrvalhoonet, auto külg ja katus said vigastada. Seejärel läks ta sõimates puhkemaja ja tungis Passati omanikule kätega kallale. Seltskond suutis Tohver kinni siduda, kuid viimane sundis elukaaslase end vabastama. Pärast vabanemist läks ta uuesti Passati kallale ja purustas esiklaasi. Ta seoti veel kord kinni, kuid ta vabanes. Seekord võttis ta omavalilise traktori, millega rammis Passati kõrvalhoone katuse alla kinni. Tohver püüdis traktoriga rammida ka suvemaja, kus viibis 4 isikut, kuid takerdus grillpanni taha. Tohver sai 15 400 krooni suuruse rahalise karistuse. Ja sellised juhtumeid on siin kõvasti veel. Aitäh, Õhtuleht! Aitäh, Viljandimaa! Kõikide maakondade kohta vist, aitäh! Nad ilmselt teevad kõik läbi, aga osse kurat, vaata, siin on nagu, kes jätab traktorile võtmed ette? No ma ei tea, puhkemaja, siin ikka tahavad, traktorit ikka tahavad. Täitsa lõpp. Yeah. Tead, Ekspressis jälle, nagu vaata, mul tuleb iga kolmapäev postkasti lihtsalt sellepärast loen läbi. Seal oli hästi huvitav lugu sellest, vaata see, et Vene lennukid tungisid Eesti õhuruumi ja mina sain sealt teada mitut põnevat asja. Ma sain teada, et selles situatsioonis on eskalatsiooniredel on hästi pikk. Et see ei ole nii, et lennuk tuleb, lasen maha. Et see kõigepealt, kuidas sa kõigepealt lähed talle järgi, palud tal lahkuda, üritad temaga sidet saada, on ju. Ja siis üks asi, mis ma sain teada, on see, et nagu, mida nad ei teinud veel. Nad tegid mingi 3 esimest astet ära sellest eskalatsiooniredelist, kus on mingi 10 astet kokku. Järgmine etapp oleks olnud see, et see lennuk, mis siis nagu jälitab, ehk siis NATO omad, järgmine asi, mida nad oleksid pidanud tegema, et vihjata sellele, et me oleme valmis nagu eskaleerima, on see, et ta natuke nagu sirutab tiibu ja kallutab natuke ja näitab, et tal on relvad kaasas. Mis on hästi naljakas siuke tantsuke, mis nad teevad tegelikult, et kes ta nagu sirutab tiibu, näitab, et tal on relvad kaasas, on ju, ja siis ta blokib tee ära ja nii edasi, et see on siuke veider õhutants. Ja siis kõige viimane asi veel enne tulistamist ja sinna oli veel nii mitu levelit minna. Kõige viimane on see, et sa võtad ta nagu sihikule ja ei lase lahti oma sellest radarist, on ju. Et see oli nagu põnev lugu, lihtsalt sellepärast, et selgitati lahti see, mis juhtus. Ja tegelikult seal oli ka kirjas, et venelastel ei olnud kaasas erilist laskemoona, et neil oli tavavarustus kaasas ja oligi uus kokkulepe, mis nad siis NATO-ga said. Uus kokkulepe oli see, et nüüd edaspidi itaallased tulevad pisut raskemate kauridega, et kui tuleb see aeg, kus ta nagu stretchib, vaata nagu Ameerika filmides võmmid teevad või pätid teevad, et näidata, et mul on midagi kaasas, et siis, et kui tal on nagu retsimad relvad kaasas, siis kui ta nagu ringutab, siis nad näevad, et oi, nad võib-olla on valmis isegi kasutama. Et see oli hästi põnev ja siis räägiti sellest, mis edasi diplomaatiliselt sai ja see oli ka nagu mingi maailma kirjeldus, millest on vähe teada ja ma sain teada seda, et Margus Tsahkna, välisminister, unustas prillid koju ja ütles, Kaja Kallas ütles talle, et nad kogunesid siis ÜRO nõukoguks vist äkki oli.
hakkasid oma ühisavaldust ette lugema. Siis Kallas ütles Margusele, et kuule, oota, kuni kõik toas on. Margus oli mingi, ai, ma hakkan ikka pihta. Ja siis Kallas küsis, et kuule, nagu kas see teksti nagu mingi värk oli kuidagi millegi peale. Margus ütles, et prillid jäid maha. Siis Kallas küsis, aga kas sa nagu teksti näed lugeda? Ja siis Margus ütles, ai, ma panen tunde järgi. Ja siis küsis publikult, kas kõik on kohal, hakkame peale. Ja siis keegi oli mingi, oota Türgi ära. Ehk siis Kallasel oli õigus, nagu ta oli mingi, oota rahulikult, ära tõmble. Oota Türgi ära. Aga Kallas oli, aga Tsahkna oli mingi, ei, ma tahan peast oma teksti lugeda. Et see on nagu hästi pingeline olukord, see oli hästi huvitav, hästi inimlik kirjeldus, see kõik oli väga-väga lahe, ma väga soovitan, ma ei mäleta, kes kirjutas, ma ei mäleta, mis nimi on. Herman tõenäoliselt. Võib-olla lihtsalt kogu see lennukisaaga. See oli tegelikult 2 erinevat lugu, mis olid üheks looks pandud, et kõigepealt see, mis juhtus ja siis see, mis edasi sai. Täiesti nagu erinevad dünaamikad asjad. See oli mingi maailma avamine, millest sa muidu ei tea. Ja täpselt see, et sa ilmselgelt ei saa kohe lihtsalt lennukid maha laskma hakata. Puhtalt ka sellepärast, et see on kallis lõbu. On sellist asja teha kõigele lisaks. Peale selle, et sul on mingi eskalatsiooni redel, on ju nimetati seda ja see oli väga põnev. Soovitan väga-väga lugeda. Väga huvitav oli. Valimised. Valimistega see teema, et tegelikult peaks hakkama nagu, kõik peaksid hakkama mõtlema sellele, et eriti Tallinnas, et kindlasti peab valima minema, sest praegu on tõesti valimistega siuke olukord, et ei tea, mis saab edasi. Kõik erinevad pollid, asjad näitavad, et keegi tegelikult lõpuni ei tea. On mitu joone peal erakonda, mis on täpselt siuksed, et kui ta saab sisse, siis on nagu ühele poolele ja kui ta ei saa sisse, on teisele poolele ja hästi palju on seda nagu viimase hetke küsimist, et sa saadki tegelikult, et keegi ei oska ennustada, mis saab olema Tallinnas edasine võim, mis on koalitsioon edasi ja see tähendab seda, et nagu iga kuradi hääl on oluline. Ja no hea näide ongi see, et EKRE-l justkui nad on nagu balansseerivad piiri peal, mis on küsimus sellest, et kas EKRE on underreported, eks ju, et reitingud ei kajasta neid piisavalt hästi või siis ongi nii, et hoolimata sellest, et umbes nagu Helmed on Tallinnas laivis ja nii edasi, hoolimata sellest ikkagi ei õnnestu neil saada enam, et nad on kuidagi kaotanud. Tallinnas on ju 8 valimispiirkonda ja ainult 3 Helmet. Nojah, no seda küll. See on ka oluline osa sellest. Ja nad ei ole kunagi Tallinnas tugevad olnud. Ja et see on ka nagu osa sellest. Ja siin on hästi põnev, et hästi palju pollitakse ju lihtsalt nimekirja või nagu lihtsalt erakonda valimisliitu ja siis pollitakse koos nimedega ja koos nimedega EKRE nagu langeb. Et kui sa annad kõigi nimed ette, et siis see hääl liigub kuskile mujale päris palju. EKRE on piiri peal, parempoolsed on piiri peal, neil ka koos nimedega langeb. Eesti 200 on täitsa all. Et tegelikult, mina suur strateegilise hääletamise fänn soovitan teha valiku, mis on üle künnise, aga kui sa usud millessegi muusse Tallinnas, sa võid ka seda teha, aga No mina usun tugevalt sellesse, et võiks valida südametunnistuse järgi, seepärast, et see on see, kuidas süsteem peaks toimima. Yeah. Et liiga palju nagu üle mõelda ka ei tasu. Võib suuri ka valida. Kas ta peaks toimima nii või? No ma ei tea, minu arust jah. See on nagu see on nagu filosoofiline küsimus või see on lihtsalt see, et meil on need reeglid, siis on need reeglid, on ju. See, kuidas sa seda kaalutlust teed, on su enda otsus, on ju. Aga tõesti, on 2 erakonda, mille puhul me nagu üldse ei tea, mis saab tegelikult. Keskerakond? Nagu see, kas nad võidavad või ei võida või mida sa mõtled? Ja koos või? Okei, kuhu sina sihtasid? Ma mõtlesin EKRE-t ja parempoolseid. Ma mõtlesin neid, kes nagu piiri peal täiesti on nagu niimoodi, et seal mina ei tea, mis agitatsiooni nad tegema peavad, et need inimesed välja saada, on ju, enda poolt hääletama või nagu kas üldse. Martin Helme paneb videoid, kus selgub, et kõik kartellierakonnad on saanud võimul olla peale EKRE, et neile peaks ka proovima andma, et külakordumas on nende käes või midagi. No nagu Tallinnas üldse või? No, ja. Kõik kartellierakonnad peale meie. Jah. Kõige parema kartelli. Väga tore. Ehk siis jah, varsti peab valima, minge palun valima, kõik lähevad valima, kõik valima. Kõik valivad. Ja tead, mulle tuli see valimisleht ka. See, kus oli kirjas, et kus valimisjaoskonnad on ja millal valida saab ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et äkki ma lähen isegi nagu maja taha valimisjaoskonda. Ja mul on nagu probleem, et ma ei usalda paberhääletust.
sest äkki keegi loeb valesti kokku. Mul on nagu see hirm, et äkki ma teen midagi ise valesti. Ma tean, et tegelikult, aga mul on nagu hirm, et äkki ma nagu puufin ise selle täielikult. Äkki saab uue sedeli küsida. Kui ma oksendasin selle täis, sest ma olin paanikas. Muidugi sa saad uue sedeli küsida. Okei, ma ei tea, vaata, ma olen alati online hääletud. Mina valin paberil. Ma olen 2 korda paberil ka teinud vist ikkagi. Ma ükskord olin Kristiine keskuses, ma olen mingi, siin, puff, tehtud. Aga ma olen muidu teinud enamik online, ja ma olen illegaal ise ju. Ma nüüd politsei tuleb kallale mulle praegu. Mul ei ole ID-kaarti. Ja ma opereerin ainult passiga ja Smart ID-ga. Mul ei ole ID-kaart mitte seepärast, et ma ei usuks sellesse või midagi sukast, vaid sellepärast, et ma ei ole viitsinud sellega tegeleda, sellepärast, et see PPA esindus on samal ajal lahti kui oma tööaeg ja ma ei viitsi. Ja pass, mulle meeldib pass ka, pass on tore, pass on hea. Pass on reisidokument. Jaa, aga see mitte ainult. ID-kaart on vist kohustuslik, on ju? Jaa, on küll. No näed. Ja mulle ei meeldi see ka, et ID-kaardi saamisest tuleb päris palju raha maksta. Mis on minu eest imelik, seepärast, et kohustusliku asja eest raha küsida. Natuke kui ma saan aru, miks see on, seepärast, et ID-kaart on väga kallis nagu toode ja selle haldamine. Aga ikkagist. Ja mina olen passi ja Smart ID inimene. Ma teen riigiasutustele ja kõigile teistele suuri kulusid, sellepärast, et Smart ID puhul tegelikult iga päring maksab. Päriselt või? Mingisugused sendikoma kohad, aga ikkagi see... Aga kes see maksab? See asutus, kes tellib Eesti puhul ilmselt RIA või kes iganes. Ja. Aga miks ta mulle tasuta on? See on seepärast, et see, kes autentimist vajab, see maksab. Niimoodi ma saan aru vähemalt. Ma mõtlen, mobiil-ID maksab mulle, vaata. Ja, no see on erinevad süsteemid vist, jah? Ja. Väga põnev. Väga tehniline. Ja. No mobiil-ID on ka konkreetselt teine versioon nii-öelda ID-kaardist ju. Vist. Ja. Majanduses on ka toimunud asju. Baltika, Eesti rõivatehas. Jaa, Ripp Baltika. Ma ei tea, kas ma saan veel minna sinna Ivo Nikolo outletti. Nüüd on kõik Ivo Nikolo poed outletid. See pandi kinni kohe nagu või? Ja, no pankrotti läks jah, et pannakse need asjad, bändid, vägid, lähevad kinni ja töötajad koondatakse. 5 päeva aega poes käia või? Ma ei tea niimoodi peast praegu öelda sulle. Sa pead järgi vaatama, ise uurima seda. Pean ise uurima seda, jah. Kaarterpaari kõrval oli üks kivi ja see kivi sees oli kunagi mõõk, nagu kuningas Arturi ajal. Ja see mõõk tuli sealt mingi hetk lahti ja siis see mõõk elab nüüd kaarterbaaris. Kus kohas ta on seal baaris? Tagaruumis meil. Ja see mõõk on lihtsalt siuke, ta on prop mõõk, reaalselt raske ja nii, ja seal on kirjas Meelis Milderil Baltika kollektiivi puhult aasta 2004 või midagi siukest. Ja meil on Baltika ajalooline artefakt, mis on nagu jäetud linnaruumi vedelema lihtsalt, on meil baari tagaruumis. Sellega saab tutvuda, kaarterbaaris Tatar 64. Ta on nagu seal mustas toas Blackboxis või nagu seal, see ei ole enam must, aga jah, seal tagaruumis jah. Seal, kus on tagaruum jah. Ma käisin seal, ma ei pannud tähele, et ta ei ole enam must. Ma vaatasin, et siin on nagu ilusam ja mõnusam. Aga ma ei saanud aru, ta oli enne Black Box, nagu ma ütlen, ma selgitan. Ja. Mitte nagu seda saab Black Boxitada jätkuvalt, sest et me saame kaardinaid ette panna, aga seal on muidu. Et ta ei ole seal nagu töötajate alas, vaid ta nagu ikkagi väljapanekul. Nojah. Väga lahe. Ma ei ole märganud seda mõõka, väga cool. Nii, aga räägi mulle oma lugu. Minu lugu Delfi ärilehest Karl Robert Puhm kirjutab. Tumedad pilved kasiino impeeriumi kohal. Olipet võib Eestis tegevusloa kaotada ja miks see on huvitav on see, et Eestis võib Olipet kaotada tähendab selle tegevusloa sellepärast, et Leedus oli mingi fondijuht, Baltcapi fondijuht, kes skeemitas enda sealt investeerimisfondist, kus on päris nagu, kus on ka Eesti pensioni, kui et mis see siis Eesti pensionifondide raha on ka seal sees näiteks, skeemitas sealt välja 40 miljonit eurot ja mängis selle maha Olümpikus ja online'is ja nii edasi. Aga ta tegi seda kõike Leedus, aga mis Leedu, see olümpikgrupp, millele kuulub Olipet siis on ju, mis nad tegid oli seda, et nad nägid, et vend kulutab hästi-hästi palju raha ja see on suurepärane, kui sa oled kasiino, siis sa tahad ju võtta vastu hästi-hästi palju raha. Aga sa ei tohi? Sa pead päritolu kontrollima. Sa ei tohi, sa pead päritolu kontrollima, mida Leedu
kasiino ise ütleb, on see, et aga me oleme viimane etapp sellest, enne see raha käis kuskilt pankadest läbi ja nende arust ei olnud ka kahtlane. Aga mis on huvitav, on see, et nad tegid talle eraldi personaalse motiveerimispaketi, mis tähendab, et ta sai kasutada näiteks boonuseid. Ta sai kasutada boonuseid, mida ta sai kasutada ainult läbi mängimiseks, ta ei tohtinud seda raha välja võtta, boonusteid välja võtta, on ju. Siis teine asi, mis ta sai, oli see, et talle määrati isiklik kliendihaldur ja nii edasi, ehk siis nad üritasid nagu täiega nii palju kui võimalik välja pumbata, aga mis seal oluline on see, et Leedus võeti hiljuti vastu üks seadus, et sa ei tohi online kasiinos boonust pakkuda. Oi. Mis nemad... nad pakuvad, jah? Mis nad tegid selle peale on see, et nad tõstsid tema kui kliendi Eesti haldusalasse, Eesti Olipeti alla. Sisuliselt lasid tal mängida Eesti reeglite järgi Leedus. Ja see on selles mõttes hästi huvitav minu meelest, et ta mängis siis Eesti litsentsi all lihtsalt kohal nagu Olipeti selles samas platvormis on ju, ta on Eestis ja Leedus ja igal pool, aga ta nagu tehniliselt oli siis selles mõttes Eesti klient, kuigi ei olnud. Ehk siis nad full on lihtsalt läksid Leedu seadusest mööda, on ju. Aga see tähendab seda, et nad Leedu firmasid on nad juba karistama hakanud, mingi 8 miljonit saab mingi asi trahvi ja mingi teine asi trahvi, aga nüüd, kuna Eesti osa oli sellega nõus ja see kõik juhtus tehniliselt Eestis, kuna see on Olympic Casino tütarfirma, siis tegelikult see kõigutab nagu kogu seda businessi. Et nad ise hindavad seda vähe tõenäoliseks, et kogu äri hakkab crashima. Aga see on nagu lõbus minu meelest, et su enda tegevuse tõttu, sest tegelikult kõik märgid viitasid, et sa peaksid klienti kontrollima, ütlema talle, et rahune maha, mitte pakkuma eraldi kliendihaldurit ja nagu boonuseid juurde. Nende enda tegevuse tõttu nad ise sõid ennast ära nagu. See on huvitav. Ja nad sõid ise ennast ära ja see on väga huvitav, sest Olympic on väga sarnane ravimine Ozempic. See jätab ka vähem süüa. Ja siis, kui Olympic võtaks Ozempicut, siis oleks tulemus oleks palju lihtsam. Aga vot veel ei tea, mis saab. Veel ei tea, mis saab, aga see on lihtsalt huvitav case minu meelest. Ja sellega soovitamegi, jätke ka meile oma raha patreon.com/suvariik, tulge kuulake seal boonusosasid, me pakume teile boonust, seal räägime kasiinodest nii seekord, mis esmaspäeval tuleb, kui ka ülejärgmine esmaspäev räägime samuti teistest kasiinodest. Meil on väga kasiino heavy, tuleb natuke aega, ehk siis need kaks järgmist osa, et kuulake Patroni. Kui tahate stand-upi, siis vaadake anvaida.ee. Tartus 16 oktoober, Tallinnas 18 oktoober, ostke pilet kohe ära. Võib-olla, kui sa tahad samal päeval otsustada, siis enam ei saa. Ja karakterpaar Tatari 64.2 ootab sind lõbusalt aega veetma. Ja pakub ka erinevaid motivatsioonipakette, kirjuta maju@karakter.ee. maju@karakterbaar.ee. Mitme aga? Karakterbaar 2 aastat. Kirjutage karakterbaari Facebooki. Või karakter Facebookis, jah. Kuulge, aga suur aitäh, et kuulasite. Just, aitäh. Ja kirjutage meile, jälgige meid Instagramides ja twitch.tv /Mr. Majandas. Mul läks see meelest, jah, see ka, jah. Okei, davai, tšau! Tšau! SOS!